Austatud saalisviibijad ja ülekande jälged. Algamas on Elva gümnaasiumi 9A ja 9. D-klassi lõpuaktus. Palun kontrollida, et mobiiltelefonid oleks hääletu režiimil. Aitäh! Ning on ka aeg kutsuda saali meie päevakangelased. Palun lõpetajate pidulikuks saali tulekuks püsti tõusta. To my love, take it down. Climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection, snow-covered hills, till landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child in my heart right above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Põhikooli lõpuaktus avamiseks on sõna Elva gümnaasiumi direktori kohusetäitjal härra Kalmer Kivil. Head põhikooli lõpetajad, mul on ääretult suur rõõm jagada teiega seda tänast pidulikku päeva ja samas ka austav ülesanne pidada teie ees kõne. Nägin teid sisenemas ja mul oli väga tore näha, et te kõik olete nii erinevad ja samas kõige paremas tähenduses erilised. Just see mitmekesisus teebki kooli tugevaks. Head lapsevanemad, head saalisviibijad, me näeme siin tervikpilti ja see tervikpilt on meie ühine meeskonnatöö. Õpetajad, treenerid, tugispetsialistid, huvikoolide inimesed, kõikide
kõikidest on olenenud, et meil on siin niisugune vahva seltskond. Noore kasvamine ei ole ainult tema teekond, tahtsin sellega öelda. Ja tänased meeskonnatöö oskused on meil sellised, nagu nad meil täna on, ja kindlasti oleme andnud endast parimat. Mina ei ole teiega koos teie kulgemist näinud. Ja võiksin nagu öelda, et see on nii nagu igal pool. Ma olen kindel, et sellisel juhul ma eksiksin, sest Elva on omanäoline ja see omanäoline on väga oluline, seda tuleb hoida ja täpselt on ka kooli lõpetajad loodetavasti õnnelikud oma kodukandi üle. Nad tulevad siia meelsasti tagasi, neil on palju sõpru ja nad oskavad kõigest sellest lugu pidada, mis on neile teele pakutud. Mida siis öelda, head lõpetajad, teile, et mis edasi? Kui eelmisel kiviajal, ma nimetan seda ise niimoodi, 2002 tulin Elva kooli juhtima, siis oli minu ülesanne 3 õppekohta liita ühtse juhtimise alla. 2 suuremat Tartu maantee ja Puiestee tänav olid eraldi koolid. Ma arvan, et siin paljud saalis viibijad seda ka kinnitavad, aga täna ei kahtle keegi selles otsuses, mis toona vastu võeti linnavalitsuse poolt. Täna astub õpilane Tartu maanteel üle kooliläve 1. septembril, siis kõik mõtlevad juba selle peale, kuidas temale 9. klassi lõpus läheb või siis gümnaasiumi lõpus. See on ühine hool, mis kannab siis õpilasi kogu selle õppeperioodi. Siis arutasime ka või vaidlesime siin linnas selle üle, et õpilane peab koolis olema õnnelik. Ma arvan, et siin on palju inimesi, kes arvavad, et tookord kõlas see väga kummaliselt, et mis õnnelik ja nii edasi, aga kui sa viibid 9 aastat ühes kollektiivis, siis on ju ülimalt vahva olla koos kõikide kaaslastega õnnelik ja rõõmus. Aga õnn ei ole ju ka ainult niimoodi, et see tuleb iseenesest kusagilt, seal peab ka pingutama ja mina arvan, et kui õppetöös pikalt millestki ei ole aru saadud ja siis ühel hetkel selgub, et oi, see oli nii tore ja lihtne, selleks on ju pingutatud ja siis sellist rõõmu tunda on ju ka minu meelest täitsa õnnelik tunne. Meie jääme Elvas selle juurde, et meie järeltulev põlv on siin kõige suurem loodusvara. Ei ole veel teada, et siin Männilinnas oleks naftat kusagilt purskamas või täna väga hinnalisi akumetalle leiaksime siit maapõuest. Nii et õpilased, tänavused lõpetajad, teie olete meie kõige tähtsam loodusvara. Ja ikka küsimus on alati sellistel puhkudel, et kas me oleme kõik teinud, et meie noortel neid ees ootav oleks kerge, mitte kerge, vaid nad saaksid seal hakkama. Ja kui mina nüüd jälle heietasin siin oma peaaegu veerandsaja aastate tagust aega, siis Tartu maanteel oli 2002. aastal üks ainuke arvuti, mida sai siis internetti ühendada. On nii? See on ju täiesti nagu, mis asja, muinasjutt, et sellist asja ei saa ju olla. On nii, noored? Võimatu. Ja nüüd viimasel ajal, kui 2010 oli juba guugeldamine ja nutitelefonid väga laialdaselt levinud, siis ei olnud vaja enam tõtata raamatu kokku, et vaadata sealt mõnest infoallikast, otsida infot. Seal
ei olnudki võib-olla tihti seda ja tuli see tellida kusagilt ja see võttis aega. Täna käib maailma tarkus sekunditega taskust välja ja õpetaja roll on täna olla teejuht selles inforägastikus ja osata siis välja otsida see oluline. Ja me ei pea enam olema klassi ees kõige targemad. Et see on ka ju vahva. Me peame olema osavad täna, et õpilased hakkaksid pingutama ja nende mõtteaparaat töötaks. Ja nii me saamegi luua vundamendi teie edukaks edasiseks, kus te saate tunda rõõmu ja eksida. Ma tahan seda sõna rõhutada, sest täna on õppimise osa eksimine. Ja julgege seda teha, katsetada, proovida. Soovin teile ilusat kulgemist, õnnelikku teekonda ja kujundada seda maailma, kus teie elama hakkate. Aitäh teile! Tervituseks saab sõna Elva abivallavanem Marek Pihlak. Head lõpetajad, armsad õpetajad, lapsevanemad, külalised. Täna on Elva gümnaasiumis eriline päev. Me tähistame teekonda, mis algas väikeste koolikottide, värskelt lõhnavate töövihikute ja suure elevusega. Täna olete siin juba noorte inimestena, kes on õppinud, kasvanud, vaielnud, avastanud ja ületanud rohkem, kui te ehk ise märgata oskate. Täna on päev, mil saate ametlikult öelda, me oleme lõpetanud. Ja õpetajad saavad öelda, me usume seda, kui näeme teid lõputunnistusega välja astumas. Head üheksandikud, te olete Elva gümnaasiumi koridorides veetnud aastaid, mõni teist isegi nii kaua, et Wi-Fi tunneb teid ka nimepidi. Teid ootab ees uus eluetapp, uued võimalused, uued sõbrad ja uued väljakutsed. Uued õpetajad, uued kontrolltööd, mis tulevad alati siis, kui te neid kõige vähem ootate. Aga ka uued võimalused. Valida oma tee, avastada oma tugevused ja mõista, et sõna paar ma ei viitsi ei ole karjääriplaan. Head lapsevanemad, te olete olnud oma laste kõrval igapäevaselt, vahel murega, vahel rõõmuga ja vahel ka küsimusega, kuidas saab nii palju süüa ja ikka näljane olla ning kas see on kodutöö või kaasaegne kunst. Teie õpetajad on andnud teile teadmised ja oskused, mis kannavad teid elus edasi. Nad on andnud teile teadmisi, mis tulevad kasuks tulevikus, vähemalt nad lubasid seda. Aga olgem ausad, kui te kunagi päriselus peaksite arvutama, mitu liitrit vett voolab torust minutis läbi või kui palju värvi kulub magamistoa seina värvimiseks, siis helistage julgelt oma matemaatikaõpetajale, ta on selleks valmis ja lausa ootab seda kõnet. Armsad lõpetajad, hoidke oma vanemaid, oma sõpru, austage oma õpetajaid ja uskuge iseendasse. Te olete valmis rohkem, kui te ise arvate. Aitäh! Soovin sulle hea ja kui olen kaugel, saatma mu mõte jääb siin. Nagu päev lõpeb kord, et siis tõusta uuena. Seni on meilgi, ma soovin sulle head sulle. Viiliksin kauem, siis sa ei mõistaks ehk mind. Peame lahkuma teades, et siiski hästi kõik. Me vahel endist viisi jääb.
mind. Peame lahkuma teades, et siiski hästi kõik me vahel endist viisi jääb. Lõputunnistus on palju enamat kui paberhinnete ja õppeainetega. Siin on peidetud 9 aastat varasid hommikuid, kontrolltöid ja eksameid, õnnestumisi ja komistamisi, rõõmu ja pettumust, vahetunde ja sõpru, tõsist pingutamist ja mõõdukat laisklemist, silmaringi, oskust leida probleemile rohkem kui üks lahendust ning oma mõtete põhjendamist. Iga lõpetaja on jõudnud siia oma teed mööda. Kui küsida 9. õpilastelt, mida nad koolis õppisid, siis on vastused ausad ja elulised. Lugema, kirjutama, arvutama, võrrandeid lahendama ja komasid panema. Ehk tõisisõnu kõike seda, mida nad elus päriselt vajavad. Aga mitte ainult. Nad õppisid ka kannatlikkust, teistega arvestamist ja seda, kes nad inimestena on siis, kui sõpru parasjagu ümber ei ole. Põhikooli lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia Elva gümnaasiumi direktori kohusetäitja ja klassijuhataja. Väga hästi, alustame lõputunnistuste kätteandmisega 9. A-klassile. Ja palume kiituskirjaga ning 4/5 lõpetajad siia koos lapsevanemaga. Ja olgu öeldud, et kingituseks siis lõpetajatele on ka vallavalitsuse poolt raamat, mis siis täna üle antakse. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumi seadus paragrahv 30 alusel lugeda põhikool lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele 9. A-klassi õpilastele. Kaja-Kristin Jänes lõpetab 9. klassi kiituskirjaga, tunnustatakse tänukirjaga eduka kooli esindamise eest olümpiaadidel. Palume siia koos vanematega. Ketrin Jepišov lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Neveliis Kaeramaa lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Kristiina Kallas lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanematega.
Heleri Kiin lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest ning eduka kooli esindamise eest olümpiaadidel ning aine kiituskirjaga muusikas. Palume siia kas vanematega. Lisandra Lümat lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest ning eduka kooli esindamise eest olümpiaadidel. Palume siia koos vanematega. Kristella Paulov lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Rome Kretter lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Aaron Mattias Kütt lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga eduka kooli esindamise eest ning aine kiituskirjaga liikumisõpetuses. Palume siia ka vanemad. Lisette Johanson lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Karl Hendrik Kodala lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Kennet Kuusik lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Heidi Laatsit lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Henri Mõttus lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Märten Nädal lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi.
Frederik Puru lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse kooli tänukirjaga panuse eest koolielu edendamisse läbi režiiringi tegevuse. Sabrina Siim lõpetab 9. klassi. Joonas Sinisaar lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Kennet Soo lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Christopher Sööt lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse kooli tänukirjaga panuse eest koolielu edendamisse läbi režiiringi tegevuse. Emily Veinglas lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Aitäh 9. A-klassi klassijuhatajale Kersti Pajarile. Palju õnne 9. A. See on klass, kus on palju tugeva iseloomuga noori. Igaühel on oma nägemus, oma siht ja oma viis maailma vaadata. Sellises klassis ei ole kunagi igav. Vahel on see väga inspireeriv, vahel paras väljakutse. Aga eks heas klassis peabki natuke elu ja elevust olema. 9. A-klassi nimel kõnelevad Heleri Kiin ja Kaja-Kristin Jänes. Austatud kuulajad, armsad lapsevanemad, külalised, õpetajad ja lõpetajad. Kätte on jõudnud see päev, kus meie kui ühise klassi teed lähevad lahku. Kõik meist leiavad endale oma raja, olgu selleks gümnaasium või kutsekool, äärmisel juhul isegi Maxima toidupood, nagu meie klassiõde Kristiina enne Renkras käibkontrolltöid lubas. Igal juhul, ükskõik, mis ka juhtuks, teame, et igaüks meist loob just endale sobiva tuleviku. Head õpetajad, täna tähistame ühe pika teekonna lõppu, kuid ka uue teekonna algust. Meie matemaatikaõpetaja Viivika Kurg on meile öelnud, kui sa lahutad hobusest hobuse, siis see hobune ju ära ei kao.
Me oleme sellest juba 2 aastat üritanud aru saada, kuid usume, et nüüd me mõistame. Isegi kui meie siit koolist lahkume, täidavad meie kohad uued õpilased. Õpilased, õpetajad ja õpetamine jääb alati alles, nii meie kui ka teie jaoks. Head õpetajad, te olete meiega olnud kannatlikud, meisse uskunud ja meid tagant utsitanud. Meie klass on kurikuulus selle poolest, et me palusime korduvalt, et te meid varem koju laseks ja hindelistest töödest vabastaks. Aitäh teile, et te seda mitte kunagi ei teinud. Tee siia ei ole olnud lihtne. Teil on 9 aasta jooksul olnud 5 erinevat klassijuhatajat ning aineõpetajaid vahetati peaaegu iga-aastaselt. Kuid vaatamata sellele on ka õpetajaid, kes olid meile toeks tervel kooliteel. Kallid õpetajad, tahaksime teid selle raske töö eest tänada. Kui kuulete enda nime, palume teil ette tulla. Meie esimene õpetaja ja klassijuhataja, kellega alustasime kooliteed, Pille Rebane. Klassijuhataja ja kehalise kasvatuse õpetaja, kelle sportlik vaim juhtis meid läbi 4. klassi, Kaisa Mägi. Klassijuhataja ja endine direktor Tarmo Post. Härra Post täna kahjuks siin viibida ei saanud, ent tema aktiivne veel jääb meile alatiseks meelde. Klassijuhataja, kelle nooruslik energia ja mõistev suhtumine muutsid koolielu palju rohkem meeldivamaks, Triinu-Lii Lepp. Järgmise klassijuhataja ja õpetaja iseloomustamiseks leidsin mina enda kunagisest eesti keele vihikust järgneva teksti. Kui geograafiatund ära jääks, oleksime me kõik väga õnnelikud, aga geograafiaõpetaja Kersti kurb. Koolipingis istumise asemel hüpleksime rõõmsalt kodu poole ja ükski kliimavööde ei murraks me pead. Vihmametsade õppimine jääks unarusse ning kirjandipikkused kontrolltööd unustaksin ma ära. Ja nagu ütles meie klassivend Märten, 11/10 lahe klassijuhataja Kersti Pajor. Järgnevalt kutsume ette ka kõik oma aineõpetajad. Õpetaja, kes pani meid kõiki laulma, kuid teadis ise ka, et me seda tegelikult ei oska. Merike Allik. Seda õpetajat iseloomustaksin tema enda sõnadega. Tüdrukud võivad lihtsalt ilusad olla, aga teie, mehed, peate targad ka olema. Inglise keele õpetaja Saskia Arik. Nende õpetajate tundidest jääb meile meelde eluks väga oluline lause. Ja nie panjamaju. Vene keele õpetajad Tatjana Plohina, Riina Merike Koemets, Boris Veisenen ja Ele Mälk. Õpetaja, kelle tunnid olid täis jutustamist ja samal ajal kontrolltööde tegemist. Ajalooõpetaja Kersti Haljasmets. Õpetaja, kelle tunnis pidi isegi vee segamiseks kitli selga panema. Keemiaõpetaja Kaja Kalmus.
vabakäe jooniste sümmeetria ei ole võrreldav kellegi teise omadega. Matemaatikaõpetaja Viivika Kurg. Nüüd teame, et kunst on kunstis kunsti näha. Kunstiõpetaja Helle Lõhmus. Kromosoomid kokku loendatud ja pärinemine ahvilaadsest eelkäijast meelde jäetud. Bioloogiaõpetaja Marta Mõistus. Elektrike meist ei saa ja vooluringe ühendada me ei oska, aga veepommide mahtuvust oskasime tema tunnis testida küll. Füüsikaõpetaja Rainis Peetsman. Õpetajad, kes meid juba vara hommikul NATO testi sooritama saatsid. Kehalise kasvatuse õpetajad Evelin Pihlak ja Ardo Vära. Mõni meist pole vist siiani neist taastunud. Küsisõna lause sees, nõuab koma enda ees, jääb kõikidele eluks ajaks meelde. Meie armas eesti keele õpetaja Tiina Õunapuu. Täpselt ei teagi, mida saksa keeles viimased 4 aastat õppisin, kuid tean üht. Ich bin Peeter, du bist Paul, ich bin Fleissi, aber du bist Paul. Saksa keele õpetajad Tiiu Ruus ja Evelin Aug. Ühtlasi oli see ka õpetaja Tiiu viimane aasta klassis õpetades. See vääriks ka ühte suurt aplausi. Seaduste, valitsuse ja pokkerimänguga hoidis meid kursis ühiskonnaõpetuse õpetaja Uku Valner. Kotid, sallid, lambid ja toolid said valmistanud käsitöö ja tehnoloogiaõpetajate Pille Tani ja Illimar Leivile. Kallid lapsevanemad, meiega ei ole olnud lihtne, kuid mitte keegi peale teie poleks meist nii targad ja hoolivad lapsed kasvatanud. Olete olnud meie kõrval, kui ootusärevalt esimesel koolipäeval koolimaja uksest sisse astusime. Olete need magamata öid, pisaraid, natuke liiga hilja tegema hakatud kodutöid, rõõmu heast hindest ja ärevust enne tähtsat eksamit. Aitäh, et usute meisse. Isegi siis, kui meie enda usk enesesse kipub kaduma. Teie panus koolide vältel on olnud hindamatu. Head klassikaaslased, täna lõpeb üks oluline peatükk meie elus ning algab uus, järgmiste unistuste poole. Kas pole mitte imelik mõelda, et alles 3213 päeva tagasi astusime meie esimest korda koolimaja uksest sisse kui esimese A-klassi õpilased. Sellel hetkel ilmselt veel ei teadnud, mis meid ees ootab. Kuid nüüd, täpselt 3213 päeva ehk 9 aastat hiljem, oleme jõudnud põhikooli lõppu. See aeg teiega möödus kiiresti ning on jätnud meie kõigi südametesse erilise jälje. Meie saatus ei ole ette kirjutatud, vaid sõltub meie enda valikutest, julgusest ja tahtest. Seepärast julgege unistada suurelt ja jääge alati iseendaks. Aitäh kuulamast! Nüüd kutsume siia Kristiina, kellel on ka omalt poolt paar sõna öelda.
tere, armsad kuulajad! Tavaliselt sellistes kohtades, kus mu sõbrad viibivad, meeldib mulle väga endast rääkida, sest self-love is the best love. Täna ma seda siiski ei tee, sest mul ei lasta. Soovin südamest tänada teid, armsad õpetajad. Tänu sellele, et te kunagi ma altkäemaksu vastu ei võtnud, sain ma osta endale lõpukleidi. Aitäh! See selleks. Tegelikult tahaksin ma kõige enam tänada meie kallist matemaatikaõpetajat Viivika Kurge. Tore, et jõudsid. See hirm matemaatikatunnis olles justkui ühendas meie klassi. Kõik need hommikud, kus me istusime koos unisena klassi ukse taga põrandal ning lootsime, et äkki täna on õpetaja sisse maganud või midagi muud sarnast. Sellist hommikut ei tulnud. See-eest saime me kõik matemaatikaeksami tehtud ja ei pea enam kartma neid ühtesid, mis meile tegemata kodutööde stuudiumisse pandi. Kindlasti on meie klassi lahkumine kergenduseks meie ajalooõpetajale. Ma julgen arvata, et tal pole varem kindlasti kohanud sellist klassi, kes otsustab ühtselt õpetajat ignoreerida ja teha kontrolltööd grupitööna. Aga nagu ikka öeldakse, seltsis segasem ja vähemalt me olime ühes tunnis kokku hoidnud. Tahaksin tänada ka meie klassijuhatajat Kerstit, kes meiega alati väga kannatlik oli. Ma luban, et mõtleme sinu peale iga kord, kui näeme 3-meetrise kontsaga kinga või mõnda suurt kivi. Jääd meile nii igaveseks meelde. Natuke isiklikumat juttu ka. Ma loodan, et enamus mu eelmistest klassijuhatajatest on siin, sest ma tahaksin teie kõigi ees vabandada. Ma olen koolis käinud 9 aastat ja mul on olnud 9 arenguvestlust. Igal nendest arenguvestlustest olen ma lubanud, et saan matemaatika aastahinde seekord 5. Kahjuks pean teile pettumust valmistama ja ütlema, et seda pole siiani juhtunud. Nüüdseks olen enda vigadest õppinud ja tean, et gümnaasiumis ühelegi õpetajale ma enam mitte midagi ei luba. Ma olen tänulik kõigi nende aastate eest, mis meil klassiga koos on olnud ning sealhulgas ka teie klassi eest, sest tänu neile ei muutunud meie koolilu kunagi igavaks. Siinkohal veel eriline tänu Emily Venglusele ja Oliver Kalvele ning samuti ka oma vennale ja emale, kes on mulle alati toeks olnud. Ning nagu Kaja juba ütles, näeme varsti Maximas. Aitäh kuulamast! Iga klassi kõrval on keegi, kes on näinud nii häid päevi kui ka neid päevi, kus kõik ei lähe päris plaani järgi. Keegi, kes märkab, suunab, vahel manitseb ja vahel lihtsalt naeratab, sest muud enam üle ei jää. 9. A-klassi õpilaste sõnul on klassijuhataja armas, omamoodi ja leebe. Lisaks oskab ta geograafiat põhjalikult õpetada ning on huvitav joogafänn, kelle kontrolltööd võivad vahel isegi veidi hirmu teha. Nii võib öelda, et 9. A on saanud kaasa nii teadmisi maailmast kui ka sisemist tasakaalu, vähemalt teoorias. Sõna on klassijuhatajal Kerstil. Tere! Mina tegelikult kutsun kõigepealt Triinu-Lii siia ja annan natuke Triinu-Liile sõna ja võtan sõnale järgi sealt edasi. Tere lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad ja teised aktusel viibijad. 2021. aastal sai minust esimest korda klassijuhataja ja mäletan, kuidas terve klassitäis uudishimulikke silmi mind vaatasid. Alguses võttis aega, et harjuda uue rolliga. A-klass oli väga energiline kamp. Lisaks sellele oli ootamatu, et osad õpilased hakkasid mul järgi käima justkui pardipojad, isegi kui olin teiste klasside juures. Mida aeg edasi, seda rohkem nägin, kui vahvate õpilastega on tegemist. Juba niivõrd noorelt olid nad üsna iseseisvad, suure silmaringiga, oma arvamusega, kõrge õiglustundega ja igatepidi andekad. Kuid klassis oli väga tugev tüdrukud versus poisid vastasseis. Sellega aitas hädast välja klappmatk, mis püüdis lapsi omavahel klappima panna. Diskotelk ja muud toredad tegevused tõid ühtsema seltskonna. Aja jooksul pugesid nad mulle südamesse ja neist said täitsa minu lapsed. Võisin alati nende üle uhkust tunda ja ka teistele õpetajatele kiidelda. Nad õppisid mind kuulama ja ühiselt saime jagu jooksvatest muredest. Armas A-klass. Te olite klass, keda sain usaldada ja kellega toredaid üritusi koos korraldada.
Isegi 5. klassis ei kartnud ööbimisega väljasõitu ette võtta. Eriti eredalt on meeles sellest reisist ilus päikseloojak Kablirannas, 6. klassi reisist Saaremaa putukad, äge grillimine ja tule tegemine. 7. klassi reisilt rõduseiklused ja vahvad vaatamisväärsused. Raske on ka unustada 7. klassi jõulupeoks valmistumist, kus ma nagu kubjas kõiki osalema sundisin ja kõva häälega Viimset ratsut laulma utsitasin. Nüüd olete sirgunud suureks ja tähistame teie 9. klassi lõpetamist. Keeruline on panna sõnadesse, kui uhke ma teie üle olen. Tean, et olete kõik tohutult palju vaeva näinud ja lõpuks kannavad need pingutused vilja. Olen siiralt tänulik, et olite mu kõige esimene klass ja jääte alati minu tublideks lasteks. Aitäh, et kasvatasite mind inimese ja õpetajana. Tänu teile olid mu päevad poole rõõmsamad ja vahepeal ainuke põhjus, miks koolis jätkasin. Soovin teile edaspidiseks rahulikku närvi ja õnnestumisi. Ärge kartke vigu teha ja oma meelt muuta. Unistage suurelt ja tehke need teoks. Jääge alati kindlaks ja ärge laske kahtlevatel keeltel end oma õigelt teelt kõrvale kallutada. Te saate ja suudate. Jään teile kõigile alatiseks kaasa elama ja soovin tuult tiibadesse. Aitäh! Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Kui mina 2 aastat tagasi A-klassi klassijuhatamise üle võtsin, siis seisid minu ees juba väga kindlate eluvaadetega inimesed. Sain Triinu Lii käest klassi, mida ta iseloomustas umbes järgmiste sõnadega. See klass on nii tore. Nad on rahulikud, töötavad tunnis kaasa, teadmisjanulised, aktiivsed, sportlikud. Ühesõnaga väga hea klass. A-klassiga 2 aastat koos olles kulges elu üpris rahulikult. Klass iseloomustab selline vaikne, aga lakkamatu jutt tagapingis või mõnes teises pingis. Iga tunni alguses kõlavad fraasid, jätame tunni ära, vaatame täna filmi ja 2 aastat läbivad õpilaste pöördumised minu poole, kuna me klassi öö teeme. Kõige üllatavam kogemus minu jaoks teie juures oli teie organiseeritus. Kui toimus mõni klasside vaheline võistlus, siis 9. A-klass oli alati olemas. Kui toimusid jõulupeod, siis 99% õpilasi oli etenduse ajal laval. Jõulukavad olid väga huvitava žüžeega, filigraanselt viimistletud ja minu abi nad jõulukava kokkupanemisel ei vajanud. See üllatas mind kõige rohkem. Minu jaoks kõige parema lõpumulje jättis klass sellega, et kõik, absoluutselt kõik, lõpetasid põhikooli ilma täiendava õppetööta ja mitte keegi ei teinud ühtegi lõpueksamit alla 50%. See näitab, et õpilased mitte ainult ei käinud koolis, vaid tegelesid õppimisega. Minu lugupidamine teile. Ja suur tänu kolleegid, et te nendega nii head tööd tegite ja alla ei andnud ning ei lasknud neil lati alt läbi lugeda. See oleks lõpuks eksamil välja tulnud. Ja suur tänu lapsevanematele. Ma olin arenguvestlustel meeldivalt üllatunud, kui ma teid kuulasin. Millised läbimõeldud kokkulepped tehakse kodudes, kuidas süsteemselt toimub kodus õppimine. Te olete oma lastele suureks toeks, ilma teieta poleks nii häid tulemusi tulnud. Laps on kodupeegel. Aitäh teile! Ma loodan lõpetajad, et teie pingutused kannavad ka edaspidi vilja ja teil on vastavalt oma võimetele ja töökusele võimalus edasi õppida just teile sobivas koolis ja jõuda sinna, kuhu te mingil hetkel avastate, et te tahate jõuda. Ilusat lendu teile!
Nii, aga meil istub siin veel 22 põhikooli lõpetajad, kes pikisilmi ootavad oma lõputunnistusi, nii et jätkame lõputunnistuste kätte andmisega 9. D-klassi õpilastele ja palume siia direktori kohusetäitja härra Kalmer Kivi ja klassijuhataja Maiu Nurmaja. Lisandra Aasaleht lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Sassi Aasitam lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Maris Parksepp lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest ning kooli eduka esindamise eest erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel, samuti panuse eest kooliellu edendamisse läbi õpilasesinduse tegevuse. Palume siia ka vanemad. Grisette Arumets lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Raneli Proovin lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Joonas Hurt lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Oliver Mattias Johanson lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Helen Jürimaa lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Oliver Kalve lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Arti Kellner lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Toomas Patrik Kolde lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi.
Ingvar Kõlli lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Martti Larm lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse aine kiituskirjaga ajaloos. Emma Karoliina Pedor lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Genert Berg lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tõnis Rajandu lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Karoliina Smorodina lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Ken Markus Sulg lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Markus Tõnisson lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Karl Toomas Valdmäe lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Antoni Vester lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Diandra Värv lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Aitäh 9. D-klassi klassijuhatajale Maju Nurmajale. Palju õnne 9. D. Täna siin tagasi vaadates tunduvad isegi täiesti tavalised koolipäevad kuidagi erilised. Need hommikud, tunnid, vahetunnid, naljad, jutud ja ühised hetked, mis olid tavaline argipäev, jäävad selja taha. Klassina jääte meelde toreda, lõbusa, naljaka, kokkuhoidva ja sõbraliku seltskonnana. Jah, vahel olite ja veidi lärmakad, aga mis klass oleks, kus üldse häält ei ole. Tähtis on see, et kui oli vaja, oskasite kokku hoida, üksteist märgata ja ühise eesmärgi nimel tegutseda. 9. D-klassi lõpetajate nimel kõnelevad Maris Parksepp ja Toomas Patrick Kolde.
head õpetajad, lapsevanemad, külalised ja meie kallid klassikaaslased. Täna seisame siin lõpetajatena. Ausalt öeldes on seda ikka veel raske uskuda. 9 aastat tagasi olime väikesed ja veidi ehmunud lapsed, kes hoidsid esimesel koolipäeval tugevalt lillekimpu käes ja lootsid, et leiavad oma klassiruumi üles. Ja nüüd oleme siin. Mõned meist on kasvanud pikemaks, mõned saanud targemaks ja mõned lihtsalt valjemaks ja veidi ehmunumaks, ütleks. Ausalt öeldes on seda ikka veel raske uskuda. 9 aastat tagasi olime väikesed ja veidi ehmunud, kes hoidsid esimesel koolipäeval tugevalt lillekimpu käes ja lootsid, et leiavad oma klassiruumi üles. Minu viga. Ja. Lihtsalt võib olla veidi valjemaks ja julgemaks, aga üks on kindel, me kõik oleme nende aastatega muutunud. 9 aastat on olnud pikk aeg. Selle aja sisse on mahtunud lugematu arv tunde, kontrolltöid, klassiöid, ekskursioone, naeru ja vahel ka pisaraid. Kui mõelda tagasi algklassidele, siis olid kõige suuremateks probleemideks see, kui mõni asi ununes koju, mõni töövahend ära kadus või kui vahetunnis kellegagi mängida ei olnud. Hiljem lisandusid suuremad mured, nendeks olid mured hinnete, eksamite ja sisseastumistega. Kuid oleme tulnud sellest kõigest koos läbi ja täna lõpetame üheskoos põhikooli. Meie klassiga ei ole olnud kerge. Oleme olnud lärmakad, hilinenud ja vahest mõne tunni üle lasknud. On olnud ka palju erimeelsusi, näiteks erinevate tööde osas. Sellega oleme õpetajate kannatused kõvasti proovile pannud või siis ühiste ürituste planeerimise osas. Aga nüüdseks on see möödanik ja täna tähistame oma uusi saavutusi. Seega tahame tänada kõiki õpetajaid, kes on meid sellel teekonnal aidanud. Aitäh, et olete olnud kannatlikud ja vastutulelikud, andnud palju nõu ning jaganud oma teadmisi, mille võtame kindlasti edasisse ellu kaasa. Sooviksime kutsuda ette õpetajad, kes meile aastate jooksul teadmisi on jaganud. Õpetaja nime kuuldes palume teile ette tulla. Sooviksime tänada Anna-Liisa Asulat, tänu kellele sai matemaatika selgeks. Sooviksime tänada Olga Martist. Sooviksime tänada Marta Mõistust. Järgmisena prooviks äkki Kadi Liivak. Keemia ei olnud küll meie lemmiktund, kuid sooviksime siiski tänada Kaja. Jah, täpselt. Sooviksime tänada ka Kati Grillot. Mina sooviksin tänada oma lemmikõpetajat Saskia Harikut. Sooviksime lisaks ka Brita Olesk tänada. Ja ka
armsale käsitööõpetajale Pille Tani. Aitäh, Kati, et saime eesti keele selgeks. Aitäh ka Uku Valnerile. Viimaseks tahaksime tänada Kersti Pajorit. Suur aitäh kõikidele õpetajatele teie panuse eest. Nüüd tahaks tänada ka meie esimest klassijuhatajat Karmenit, kes meid esimesel koolipäeval vastu võttis, teadmata, mis teda ees ootab. Olid hooliv ja toetav klassijuhataja, kes uskus meisse algusest peale. Aitäh sulle, Karmen, et andsid meile esimesed teadmised, kes pani tugeva aluse meie edastiste õpingutele. Aitäh, Maju! Kui meid 4. klassis endale said, polnud meiega kerge. Vahest lausa kahtlesid, kas meist üldse inimesed saavad. Kuid nüüd on kindel, et lootust ikkagi on. Oleme tänulikud, et võitlesid meie eest, kui jälle mingi probleem oli. Või kui oli vaja jälle keemiatunnist ära saada, et esinemiseks harjutada. Aitäh, et lõid korra majja enne trimestri lõppu, kui kellegil oli veel midagi tegemata jäänud. Sest ega me ise seda ei teinud ju ei oleks. Aitäh, et olid kannatlik ja tulid kaasa meie klassi huumoriga. Usume, et meie klassiekskursioonid jäävad sulle kindlasti meelde pikaks ajaks. Sest seal alati toimus midagi. Suur tänu, armas klassijuhataja Maju Nurmaja. Aitäh ka lapsevanematele ja peredele, kes on meid toetanud nii headel kui ka keerulistel hetkedel. Teie usk meisse on aidanud meil jõuda siia, kus me täna oleme. Suur aitäh meie klassikaaslastele, kes muutsid need 9 aastat eriliseks ja unustamatuks. Unistage suurelt ja ärge kartke eksida. Kõrget lendu kõigile ja unistused on täitmiseks. Ja, ilusat aktusel jätku. Sõbrad, teiega on hea, aga elu samme seab. Hakkan minema nüüd oma kitsast rada. Aeg vaid üksi seda teab, karmis saladuses peab, kus on peidet minu saabumise sadam. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te ükskord näes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui et kurat teab, mismoodi tal seal läheb. Sõpru usun veel, leian tollel võõral teel, aga mäletate, kuidas jõime viina, kuidas rõõmsaks muutus meil, kui kitarr ainus keel võiks meid pikaks õhtuks unustusse viia. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te ükskord näes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui et kurat teab, mismoodi tal seal läheb. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te ükskord näes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem,
kui et kurat teab, mismoodi tal seal läheb. Tore, naljakas, konkreetne, stiilne, rõõmus, hooliv ja omamoodi unikaalne. Lisaks oskab ta kuulata, kaasa mõelda ja vajadusel ka pikemalt juttu ajada. Ta on valmis klassiga ette võtma ägedaid asju, aga oskab olla ka piisavalt konkreetne, sest keegi peab ju vahepeal vaatama, et kogu klassi energia ikka õiges suunas liiguks. Selliselt on kirjeldanud õpilased oma klassijuhatajat Maiut. Klassijuhatajal on teie kohta samuti midagi lisada. Palun siia 9. D-klassi klassijuhataja. Armas 9. D. Täna viimast korda saan ma teid veel nimisi nimetada. Ka ülejäänud lõpetajad, kes istuvad laval aukohal, kõik lapsevanemad ja pereliikmed, kolleegid ja külalised. Täna on õnnelik päev. Eelkõige sulle, koolilõpetaja, kes sa istud siin laval aukohal, ilmselt tunned end juba selles olukorras üsna tüdinult ja ootad, et see aktusametikord lõpeks. Varsti lõpeb ka. Sulle lapsevanem, kes sa vaatad hardunult oma järeltulijat, südames rahulolu, et kõik selleks korraks läbi sai, ja ometi võib-olla hinges pisike kripeldus, et oleks võinud ka paremini minna. Aga ka sulle, õpetaja, kes sa oled andnud kõik endast olenema, kas ühe, mitme või paljude aastate jooksul, et need noored inimesed jõuaksid tänase hetkeni. Minul on olnud võimalus ja au näha suure osa tänaste lõpetajate sirgumist kõrvalt 9 aastat, kuna asusin Elva gümnaasiumisse tööle samal aastal, kui teie esimesse klassi astusite, ikka see surutud lillekimpja, mis teil olid seal, need vist mitu korda kordamist vajasid. Viimased 6 aastat olen olnud lähedalt seotud laval parempoolse seltskonnaga, kelle klassijuhataja olen olnud alates 4. klassist. See on olnud päris pikk aeg ja üsna Ameerika mägede sarnane teekond, tõusude ja mõõnade, järsemate ja tasasemate kurvidega. Sirgeid ja siledaid lõike on ka muidugi olnud. Ühtseks ja kokkuhoidvaks klassiks ei kasvata klassiruumis, vaid pigem klassivälistes tegevustes, matkadel, reisidel, laagrites, klassiöödel. Tahan siinkohal ka meenutada, et 4. kuni 6. klassini oli teie kõrval ja mulle suureks kaasvastutajaks ja toeks abiõpetaja Külli Varep, kes tänaseks on oma elujärjega Hispaanias ja ei saanud isiklikult teid õnnitlema tulla, aga me suhtlesime veel eile õhtul ja ta palus teid kõiki tervitada ja õnnitleda. Tema poolt saadetud lilled saate õnnitlemise ajal. Kõike on nende aastate jooksul olnud ja juhtunud on nii mõndagi. Sellest ma täna rääkima ei hakka. Olen ju nende aastate jooksul piisavalt palju rääkinud, kas mitte? Sageli samu enda jaoks olulisi asju korranud. Te tegelikult teate mu põhimõtteid, mida olen korduvalt teiega jaganud. Olen püüdnud teid mõista ja pole seda alati suutnud. Olen tahtnud teie jaoks alati olemas olla ja uskunud teisse, ka siis, kui te ise pole vahel seda teha suutnud. See on tõsi. Isegi kui te seda praegu ei usu. Öeldakse, et klassijuhataja töö on sageli tänamatu. Ma pole sellega nõus. Olen väga tänulik võimaluse eest nende 8 neiu ja 14 noormehega koos kasvada ja areneda. Nende kasvamine on silmaga nähtav. Minu oma sisemine, südamega tuntav ja seda ei saa minult mitte keegi ära võtta. Tänan lapsevanemaid, kes mind nende aastate jooksul on usaldanud ja toetanud
ühiselt oleme jõudnud märkimisväärse tähiseni. Täna viimase monoloogi tähtsust mõistes proovisin leida pidepunkti, millele toetuda. Ja mu mõttis mõlkus juba mõnda aega meie esimene klassiöö 5. klassis. Kui siin on keegi, kes ei tea, mis on klassiöö, siis see on selline klassivälise tegevuse vorm, kus õpilased viibivad terve öö koolimajas, kokkulepitud ruumides. Selle aja jooksul toimuvad ka mitmed eesmärgipärased tegevused. Aga õpilaste jaoks on alati suurim võlu selles, et nad saavad öösel koolimajas joosta ja möllata. Nii, ja nüüd kadus järg käest ära. Ikkagi ka olen närvis. Ning loomulikult on nende sooviks terve öö üleval olla. Kuna minul oli soov, et ühel hetkel saabuks ka öörahu, siis võtsin kaasa Antoine de Saint-Exupéry raamatu Väike prints, lootuses seda unejutuna lugedes õpilased siiski magama saada. Ega ma ei mäleta, mitu peatükki ma teile ette lugesin. Magama ta igatahes ei jäänud. Mäletan, et vähemalt üks poiss kuulas juttu hoolega ja sai sellest puudutatud. Aga minu südames avanes tol korral uus vaade lapsepõlve tähendusele, mille olin ise suureks saades unustanud. Kandsin seda raamatut lootusrikkalt kaasas ka järgmistel klassiöödel ja vähemalt ühel korral veel lugesime ja mõtestasime seda väiksemas grupis. Tahan teile kaasa anda mõned olulised põhimõtted väikeselt printsilt. Lapsed näevad maailma sageli selgemalt kui täiskasvanud. Teekonnal täiskasvanuks saamise poole ärge kaotage uudisimu, kujutlusvõimet ja oskust olulist märgata. Need on väärtused, mida tasub ka suureks saades eneses hoida. Hoidke oma sõpru. Tõeline sõprus teeb inimesed ainulaadseks. Sõbrad ei ole lihtsalt inimesed meie ümber. Ühised kogemused annavad sõprusele erilise tähenduse. Armastus ja hoolimine annavad elule mõtte. Kandke vastutust nende eest, kellest hoolite. Ja pidage meeles, et inimese tõeline väärtus ei peitu rahanumbrites ega tiitlites, vaid selles, mida ta südames kannab. Väike prints, hoidku teil meeles, et kõige tähtsamad asjad on silmale nähtamatud. Sageli öeldakse, et klassijuhataja töö on nähtamatu. Täna oma õpilasi aukohal vaadates ma nii ei arva. Nad on ju täiesti nähtavad, eks ju? Ja ma usun ja loodan, et me veel kuuleme teist. Aitäh teile, armsad, kõikide ilusate ja vahel ka valusate hetkede eest, millest on saanud oluline koetriip minu elumustrisse. Ilusat teed teile. Aitäh! Unustasid oma neegid rongi, unustagem selleks nad ehk ongi. Pengile tunuda kupeesse, jalik hilja alles tulla meelde. Unustasid šampust mulle tuua, närtsin kodus sooides ma juua. Sina aga minnes seda tooma, unustasid laulma end ja looma. Teatrisse mind unustasid viia,
nüüd on päris kindel, jätan siia mõistatamiseks ma sulle märgi. Ümbritseb ratad ja ma ei mängi enam sinuga, sest sa unustasid rongi. praegu mõtlen, äkki parem ongi, igal ajal taipab saabub päev, mille armastusest aitab. Unistades unustada võid sa nii mõndagi, kuid õnneks mulle tõid ka kinopileti. Ei kahjuks meelde, sul polnud tulnud kohal olla tollel reedel, mil õnne uimast tuigerdades ringi unistasid minust avasilmi. Mina aga üksi keset filmi lahkusin ja peitma pidin silmi. Igaühe jaoks on kuskil keegi, meeldib meile see siis või ei meeldi. Igal ajal taipab saabuma peab päev, mil meile armastusest aitab. Kuigi endist õrnust pole keeles, armastus nüüd hästi püsib meeles. Passid mulle tulpisid ja roose, tekitavad musnad vaid neuroose. Unustad mind kingituste hoolde, kes kalpi kannisid ja mängudoose. Kas aasta pärast olemegi koos veel ja millest armastus see üldse koosneb? Meil nilkeb illub rööbastele saatus, peagi algab, kes teab mitmes vaatus. Igal ajal taipab saabuma peab päev, mil meile armastusest aitab. Ja kui see siis ehk hoidab päev, mil armastus meid paneb paika. Head lõpetajad, soovime teile julgust, rõõmu, häid sõpru ja toetavaid kaaslasi kõigisse järgmistesse algustesse, tuult tiibadesse. Enne veel, kui tänased lõpetajad suunduvad edasist õnne otsima ning õnnitusi vastu võtma, ütleme üle, et klasside pildistamine toimub orienteeruvalt 15 minuti pärast Kultuurikeskuse ees. Aktus on sellega lõppenud. Tõuseme ja saadame lõpetajad uusi väljakutseid vastu võtma.